Kui meie eelmises tunnis rääkisime me mõõtmisest ja sellega seonduvast teoreetiliselt, siis tänases tunnis tahaks minna praktilisemaks ja anda siis väga selgeid juhiseid, kuidas tuleks siis mõõteriista enne mõõtma asumist uurida. Ehk siis ma tahaks veel kord kokkuvõtvalt üle rääkida ka teooria lehele kirja pandud mõisted mõõtepiirkond, jaotise väärtus ja mõõtmistäpsus. Neile lisame siis täna juurde veel ühe mõiste või oskuse ja see on siis mõõtmistulemuse lugemine. Kõik näited, mis puudutavad neid mõisteid, tulevad siis meile kõigile väga tuttava joonlaua põhjal. Aga alustame. Neile, kes nüüd vaatavad seda tundi videost, siis selline soovitus, et kui sa ei jõua selle ajaga, mille jooksul mina selgitan endale vihikusse vajalikke märkmeid teha, siis pane video korraks seisma, kirjuta vihikusse see, mida sa näed ekraanilt ja siis saad jälle koos hääle ja selgitustega mind edasi vaadata. Aga alustame siis mõistest mõõtepiirkond. Mõõtepiirkond, nagu me teiega eelmises tunnis kirjutasime, on vahemik mõõteriista skaala vähima ja suurima väärtuse vahel. Ja see vahemik pannakse kirja siis kahel moel, kas siis niimoodi punktidena, vahemik S-ist V-ni, või siis need punktid võib asendada ka sõnaga kuni, ehk siis mõõtepiirkond on S-ist kuni V-ni. Ja olgu siinkohal kindlasti lisatud ja rõhutatud see, et kõik suurused, mida me kirja paneme, peavad olema koos mõõtühikutega. Nii et vaatame siis seda meie joonlauda. Esimese asjana, kui te mõõteriista kohtate, tuleks selgeks teha, millistes ühikutes see mõõteriist mõõdab, sest nende ühikute põhjal saame me omakorda kindlaks teha, millist füüsikalist suurust selle mõõteriistaga mõõta saab. Üldjuhul on see ühik, milles siis antud mõõteriist füüsikalist suurust mõõdab, kirjutatud selle mõõteriista skaalale. See konkreetne joonlaud siin on vist natukene praak, sest et siin joonlaualt ei ole kirjas seda, mis ühikutes see joonlaud mõõdab. Aga kui me nüüd vaatame seda skaalat ja näeme siit peale märgitud 1, 2, 3, 4, siis me teame, et see skaala on sentimeetrites. Ja eks ole, sentimeetrites mõõdetakse pikkust. Ja nüüd on siis see koht, kus me otsime üles
väikseima skaalale märgitud väärtuse ja suurima ja paneme need kaks väärtust kirja siis vahemikuna. Meie skaalal on väikseimaks peale märgitud suuruseks 0 sentimeetrit ja suurimaks 16 sentimeetrit. Nii et kui me nüüd tahame kirja panna oma mõõteriista skaala mõõtepiirkonda, siis see on 0 sentimeetrist kuni 16 sentimeetrini. Nulliga on nüüd see lugu, et me teame, et mõõtmistulemust esitatakse alati korrutisena, kus siis on kaks tegurit, millest üheks on siis mõõtarv ja teiseks on mõõtühik. Antud juhul on siis mõõtühikuks meil sentimeeter ja kui me nüüd korrutame omavahel 0 ja 1 sentimeetri, siis me saame tulemuseks 0. Nii et 0 kuni 16, 0 sentimeetrit kuni 16 sentimeetrit on siis absoluutselt korrektselt kirja pandud mõõtepiirkond, aga vale ei ole ka kirjutada, et see piirkond on 0 16 sentimeetrini. Aga seda, et me ühikut taha ei kirjuta, saame endale lubada ainult olukorras, kus see mõõtarv on 0. Kõigil teistel juhtudel peame me mõõtarvule järgi kirjutama ka ühiku. Nii et mõõtepiirkond on vahemik skaala vähima ja suurima väärtuse vahel. Meie joonlaual siis, olgu see joonlaud siin veel kord siis demonstreeritud, on siis mõõtepiirkond 0 kuni 16 sentimeetrini. Järgmine mõiste, millest me rääkima peame, on skaala jaotise väärtus. Ja kui nüüd öelda, et mida see jaotise väärtus täpsemalt või lihtsamalt öeldes tähendab, siis jaotise väärtus on skaala ühe kriipsuvahe hind. Hind on siin jutumärkides. Ehk siis, kui osuti liigub edasi ühe kriipsuvahe võrra, suureneb siis mõõdetav suurus ühele jaotisele vastava väärtuse võrra. Kui osuti liigub tagasi ühe kriipsuvahe ehk ühe jaotise võrra, väheneb mõõdetav suurus vastava väärtuse võrra. Nüüd, kuidas jaotise väärtust leida? Oma teooria konspektis me kirjeldasime jaotise väärtuse leidmist selliselt, et me peame üles otsima skaala vähima ja suurima jaotise ja lugema siis kokku, mitu jaotist ehk kriipsuvahet nende vahele jääb. Kui meil on suhteliselt lühikese skaalaga mõõteriist, on see ülesanne praktiliselt teostatav. Ehk siis, kui me nüüd hakkaksime lugema 0 ja 16 vahele jäävaid kriipsuvahesid, siis saaksime me siin kokku loetud neid 160 tükki. Aga kujutage nüüd ette olukorda, et teil on 100 meetri pikkune mõõdulint, kus on peale märgitud
iga sentimeetri tagant. Ehk siis 100 meetrit on jagatud 10 000 jaotiseks. Kui nüüd lugeda neid jaotisi, nii nagu me ikka loeme, et 1, 2, 3, 4, ehk siis kulutades ühe jaotise lugemiseks võib-olla pisut vähem kui 1 sekundi, siis teades, et tunnis on 3600 sekundit, jõuab ehk 1 tunniga kokku lugeda, heal juhul, kui vahepeal ära ei väsi, 4000 kriipsuvahet. Mis tähendab seda, et nende 10 000 kriipsuvahe lugemiseks kulub aega ei rohkem ega vähem kui 2,5 tundi. Ilmselgelt ei ole selline jaotise väärtuse leidmine väga mõistlik. Ja seepärast ma pakun teile välja natukene ratsionaalsema, lihtsama viisi leida siis mõõteriista skaala ühe jaotise väärtus. Selleks ei loeme kokku skaala alguse ja skaala lõpu vahele jäävate kriipsude vahe hulga, vaid me fikseerime siin skaalal 2 järjestikust arvulist jaotist, ehk siis jaotist, mille juurde on kirjutatud väärtus. 0 või 1, 1 või 2, 6 või 7 või minu pärast 15 ja 16. Oluline on see, et nad oleksid järjestikku, et nende vahele ei jääks teisi arvulisi väärtusi. Kui me oleme märkinud või enda jaoks märkinud, milliseid järjestikusi väärtusi me vaatame, mul jäid siin pliiatsi teravikud püsima 3 ja 4, ehk siis väiksem väärtus on mul 3 ja suurem on 4, siis järgmise sammuna leian ma nende erinevuse. Erinevuse saame, kui me lahutame suuremast väärtusest väiksema. 4 miinus 3, korrektne oleks siis öelda 4 sentimeetrit miinus 3 sentimeetrit on 1 sentimeeter. Seejärel tuleks kokku lugeda, mitu kriipsuvahet ehk jaotist jääb 3 ja 4 sentimeetri vahele. Ja neid on 10. Nii et 3 ja 4 sentimeetri vahele jääb meil 10 jaotist. Ehk siis teiste sõnadega, 1 sentimeetrile vastab 10 jaotist. Ja nüüd jaotise väärtuse saame, kui selle 1 sentimeetri jagame jaotiste arvuga ja nii saame siis meie tuttava joonlaua jaotise väärtuseks mitte 1 millimeetri, vaid 0,1 sentimeetrit. Nüüd te võite ju öelda, et aga see 0,1 sentimeetrit ongi ju
1 millimeeter. Aga ma tahan rõhutada, et meie joonlaud on ehitatud sentimeetrite mõõtmiseks. Kui see joonlaud oleks ehitatud millimeetrite mõõtmiseks, ei oleks siia peale märgitud mitte 0, 1, 2, 3, vaid 0, 10, 20, 30, 40, 160. Ja muidugi, kui sa kirjutad mulle, et see jaotise väärtus on 1 millimeeter, siis see ei ole vale. Aga ta ei ole nüüd lõpuni korrektne. Jaotise väärtusega omakorda on seotud selline mõiste nagu mõõtmistäpsus. Ja mõõtmistäpsus on pool meie jaotise väärtusest. Nii et kui me äsja tuvastasime, et jaotise väärtus sellel joonlaua skaalal on 0,1 sentimeetrit, siis, eks ole, mõõtmistäpsuse saame, kui jagame selle 0,1 sentimeetrit 2 ja see on 0,05 sentimeetrit. Mida see mõõtmistäpsus tähendab? See ütleb meile seda, et millisel kujul on üldse võimalik esitada selle joonlauaga mõõdetud mõõtmistulemus. Eks ole, kui me mõõdame selle joonlauaga, siis vastus, mille me saame, võib olla näiteks 1,2 sentimeetrit. Või äärmisel juhul 1,15 sentimeetrit või 1,25 sentimeetrit. Aga mitte mingil juhul 1,19 või 1,23. Sest meie joonlaua skaala, isegi kui me seda vähegi soovime, ei võimalda meil mõõta täpsemini, kui on pool sentimeetrit ehk siis 0,5 millimeetrit ehk siis 5/100 sentimeetrist. Nii et kui keegi mõõdab selle joonlauaga ja kirjutab, et vastus on 1,19 sentimeetrit, siis vabandust, ma pean selle vastuse lugema valeks. Ja nüüd räägime siis veel ka sellest, millest eelmises osas juttu ei olnud, ja see on siis mõõtmistulemus. Ehk kuidas saada see, mille pärast me üldse mõõtma hakkame. Me tahame saada teada, milline on meid huvitava füüsikalise suuruse väärtus, ja seda me saame siis mõõteriistalt mõõtmistulemusena. Ja kui meil on osutiga mõõteriist, siis tuleb mõõtmistulemus lugeda kohast, kus mõõteriista osuti peatub.
kus on selle joonlaua osuti? Seda ei olegi. Joonlaud on, võiks öelda, kõige lihtsam või üks kõige lihtsamatest mõõteriistadest ja siin peame me siis selle osuti ise välja mõtlema. Ehk siis, kui me mõõdame mingisuguse lõigu pikkust, joonistan siia täiesti suvalise pikkusega lõigu, siis, eks ole, joonlaua nulli, asetame me selle sirglõigu ühte otsa ja teise otsa kohale paigutame me oma mõttes siis selle osuti. Füüsiliselt seda osutit olemas ei ole, küll aga on see osuti olemas siis meie kujutluses. Enamikel mõõteriistadel on siiski osuti olemas ja me saame mõõtmistulemuse lugeda just selle osuti järgi. Kuna ma olen aastatega saanud aru, et nii kummaline kui see ei ole, siis mõõteriista skaalalt mõõtmistulemuse lugemine tekitab päris paljudele päris tõsiseid probleeme, siis tahaksin ma siinkohal anda ka väikese juhendi selleks, et kuidas siis mõõtmistulemust lugeda. Ja selleks tuleb siis tegelikult tuvastada 3 asja. Kõigepealt tuleks vaadata mõõteriista skaalalt, et milline on siis peatunud osutile lähim arvuline jaotis. Kui see on tuvastatud, tuleks lugeda, mitu jaotist on sellest arvulisest jaotisest osuti üle läinud või mitu jaotist osutil sellest arvulisest jaotisest puudu jääb. Ja kui on siis osuti läinud üle, siis tuleb jaotiste hulgale vastava jaotise väärtuse korrutis liita, kui aga osuti on peatunud enne peale märgitud arvulist jaotist, siis tuleb vastavate jaotistele hulk lahutada. Nii et vaatame siis korraks jälle seda meie lõiku siin. Püüame siis panna joonlaua võimalikult täpselt paika. Ja me näeme, et see meie mõtteline osuti peatub 8 ja 9 vahel. Ja mulle tundub, et ta on 9 lähemal kui 8. Ehk siis see lähim arvuline jaotis meie mõõtmise korral on 9 sentimeetrit. Aga meie osuti ei ole jõudnud siia 9 sentimeetrini, vaid on peatunud enne seda. Järelikult me peame 9 sentimeetrist
lahutama. Loeme mitu kriipsuvahet. On 9 puudu ja neid on 4. Eks. Meil oli 1 kriipsuvahe hind ehk jaotise väärtus 0,1 sentimeetrit. Järelikult tuleb 9 lahutada 4 korda 0,1 sentimeetrit ja nii saame me vastuseks 8,6 sentimeetrit. Ma oleks võinud selle mõõtmistulemuse saada ka teisiti, eks ole. Kui ma oleks otsustanud, et sellele osutile lähim arvuline jaotis ei ole mitte 9, nagu ma siin alguses tegin, vaid on hoopis 8 sentimeetrit. Ja kuna nüüd on osuti sellest 8 läinud üle, siis peaksin ma sellele 8 juurde liitma 1, 2, 3, 4, 5, 6-kordse jaotise väärtuse. Eks ole? Jaotise väärtus on meil 0,1 sentimeetrit ja kui ma korrutan seda 6-ga, saan ma tulemuseks 8,6 sentimeetrit. No tegelikult, eks ole, juhtuski see, mis pidi juhtuma, et see, kas ma loen 8 üles või 9 alla mõõtmistulemuse seisukoha pealt ju tähtsust ei tohiks omada. Mõõtmistulemus peaks tulema ikka sama ja meil ta tuligi. Aga nüüd võtame ette siis meie esimese näidisülesande ja hakkama lahendama seda.